Tere! Mina olen Põhja-Eesti Regionaalhaigla nefroloog Annika Toberg ja mina räägin täna sellisel teemal nagu hemodialüüs. Kõigepealt sissejuhatuseks ma räägin natukene kroonilisest neeruhaigusest. Krooniline neeruhaigus on selline haigus, kus neeruhaigus on kahjustanud enamasti korraga mõlemat neeru ja on tekkinud neerude funktsiooni häire, kus neerud oma tööga enam toime ei tule. Need neeruhaigused tekitavad olukorra, kus neerud ei suuda siis enam verd jääkainetest puhastada ja kehast liigset vedelikku välja viia ja häiruvad ka teised neerufunktsioonid. Ja organismi edasiseks toimimiseks on siis vaja rakendada neeruasendusravi. Neeruasendusravi liike on 3. On hemodialüüs, peritonaaldialüüs ja neeru siirdamine. Täna tuleb juttu ainult hemodialüüsist. Neeruasendusravi peale peaks mõtlema siis, kui tekivad lisaks erinevatele muutustele laborianalüüsides ka sümptomid, ehk siis tavaliselt jääkainete kuhjumisest esinevad seedetrakti kõrvaltoimed, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, visutus, kaalukaotus, häirub südame ja kopsude töö ehk siis õhupuudus ja hingeldus, on hästi sage kaebus. Tihtipeale patsiendid tajuvad seda ka turse või üldise vedeliku ülekoormusena. Tekib selline rahutute jalgade sündroom, unetus, krambid ja häirub selliste väikeste närvide, perifeersete närvide töö. Ja kuna häirub ka vereloome, organism ei jaksa toota nii palju punavererakke, siis tekib väsimus. Vahel võivad tekkida ka verevalumid ja verejooksud ja kuna kuhjuvad erinevad jääkained, siis nahk muutub tihti sügelevaks. Hemodialüüs on kroonilise neeruhaiguse lõppstaadiumi ravimeetod, mida kasutatakse, kui neerud ei suuda organismi jääkainetest puhastada ja ainevahetusega tekkivat vedelikku väljutada. Tavaliselt on selleks hetkeks hävinud enam kui 90% normaalsest neerufunktsioonist. Ja tegemist võib olla ägeda neerukahjustusega või hoopis mitmete aastate jooksul tekkinud kroonilise neeruhaigusega. Hemodialüüs on selline protseduur, kus seda protseduuri teostatakse spetsiaalse dialüüsimasina abil. Neerude rolli täidab masina külge kinnitatav spetsiaalne filter, mida nimetatakse dialüsaatoriks. Ja sellesse dialüsaatorisse, mis toimib filtrina, juhitakse patsiendi veri läbi spetsiaalsete voolikute süsteemi ja selles dialüsaatoris eraldatakse verest jääkained, vajadusel ka liigne vesi ja see puhastatud veri viiakse seejärel tagasi kehasse. Hemodialüüsi ajal on see veri pidevas ringluses, liikudes siis kehast dialüsaatorisse ja tagasi. Ja mida rohkem kordi veri dialüsaatorit läbib, seda puhtamaks see saab. Ühe protseduuri ajal jõuab veri läbida dialüsaatorist kuskil 10–20 korda ja kokku on seda umbes 60–100 liitrit verd. Selleks, et see veri nüüd jõuaks voolikutesse ja dialüsaatoritesse, luuakse eelnevalt kirurgi poolt spetsiaalne arteri ja veeni ühendus. Tavaliselt on see inimese vasemal käel ja seda arteri ja veeni ühendust nimetatakse fistuliks. Kui seda fistulit ei ole võimalik rajada või siis tõesti hemodialüüsi ei saa edasi lükata, siis paigaldatakse suurde veresoonde, tavaliselt on selles kaelal olev kägiveen või reieveeni spetsiaalne dialüüsikateeter. Ehk see on selline suur kanüül, mille kaudu jääkainetega varustatud veri saab minna siis sinna dialüsaatorisse ja pärast see puhastatud veri saab minna tagasi inimese organismi. Niisiis see fistul on spetsiaalne veresoonte kirurgi poolt loodud ühendus kahe veresoone, veeni ja arteri vahel. Ja tavaliselt see siis asetseb patsiendi käsivarrel, aga väga palju oleneb veresoonte seisundist ja anatoomiaks. Mõnikord kasutatakse spetsiaalselt naha alla paigutatud kunstlikku soont, seda nimetatakse proteesfistuliks või graftiks. Operatsiooni järel vajab fistul paranemist umbes 6 nädalat ja pärast seda on võimalik seda hemodialüüsi protseduuriks kasutada. Siin on üks joonis, kui erinevad võivad olla need fistulid, mis kätele luuakse. Aga põhimõte on neil kõigil üks.
arteriaalne veri, mis on siis rikastatud jääkainetest, sellepärast et inimese omad neerud enam ei tööta, on siis selleks lähtekohaks, kus see veri läbi peenikeste voolikute saab minna dialüsaatorisse ja veenipool on siis see, kus puhastatud veri saab minna tagasi organismi. Tegelikult selle fistuli ühendus on see koht, kuhu me paigaldame spetsiaalsed dialüüsinõelad, et see veri nendesse voolikutesse jõuaks. Tavaliselt, kui me selle fistuli oleme opereerinud, siis tuleb oodata kuni 6–8 nädalat. Sellel ajal see fistel valmib. Tema läbimõõt on kuskil 6 millimeetrit, et ta oleks nahapinnast vähem kui 6 millimeetri kaugusel ja ta annaks head verevoolu, siis on ta valmis. Et arteris võiks olla see verevool siiski selline, et see veri jõuaks võimalikult palju sellest filtrist läbi käia. Ja operatsiooni järgselt peab seda fistulit jälgima. Tavaliselt moodustub sinna ühenduskohale selline palpeeritav, katsutav vool, mida kutsutakse trilliks ja enamasti saab seda verevoolu sealt ka kuulatleda. Samas peab olema ka tähelepanelik, et kui sellele fistlike ääle tekib punetus või käsi läheb turse või käsi muutub jahedaks, siis peab kindlasti seda dialüüsikabinetis õele või arstile näitama. Eelnevalt oli ka juttu, et alati ei jõua või ei saa seda fistulit luua. Siis on kasutusel tsentraalveenikateeter ehk ühe suurde veresoonde, suurde veeni paigaldatav spetsiaalne kanüül. See on selline mitme millimeetrise läbimõõduga kanüül, mis paigaldatakse tavaliselt siis kägiveeni, reieveeni või rangluualusesse veeni. Sellel tsentraalveenikateetril on tavaliselt 2 haru, ühest suunatakse veri hemodialüüsimasinasse ja teise kaudu tuleb puhastatud veri organismi tagasi. See kateeter kinnitatakse õmblustega, et kaitsta seda paigast liikumast. Ja tsentraalveenikateetrit saab kasutada hemodialüüsiks kohe paigaldamise järgselt ja mõnikord seda peab paigaldama just sellepärast, et see fistul ei ole veel valmis. Siin on üks pilt, mis näitab, milline see kateeter välja näeb. Ehk siis need 2 otsa, need moodustavadki arteriaalse ja venoosse poole, kust siis see veri sinna voolikutesse juhitakse. Ja siin on veel üks pilt nendest hemodialüüsikateetritest. Mida üks patsient peaks teadma hemodialüüsist, kui see protseduur on temal juba alustatud? Ta võiks teada verevoolukiirust, sest kui verevoolukiirus on madalam, siis see veri jõuab vähem läbi dialüsaatori ja võib-olla on võimalik seda kuidagi korrigeerida või on fistlil mingisugune probleem, mida samamoodi saaks varasemalt lahendada. Kas selle hemodialüüsi ajal on vajalik asendada kaaliumi või kaltsiumi? Kuigi selles osas aitab patsienti kindlasti tema raviarst. Ta võiks teada oma dialüüsi kestust. Keskmine dialüüsi kestus on 4 tundi korraga ja ka kasutatavad verevedeldajad, sest need doosid mõnikord on olulised, eriti kui patsient liigub erinevate dialüüsikabinettide vahel. Need individuaalsed eripärad tegelikult on kirjas ka patsiendi jälgimislehel ja nende muutmisel arvestatakse patsiendi seisundit, analüüse ja kõike muud. Ja need jälgimislehed kuluvad patsiendile hästi ära siis, kui ta tõesti soovib vahetada oma dialüüsikabinetti, kas siis reisimiseks, puhkuseks või mingisugusel muul hetkel, kus ta peab oma kodu dialüüsikabinetist siis kuskile teise kabinetti, kus võivad olla ka teised arstid ja teised dialüüsiõed. Hemodialüüsi kestus on 240 minutit ehk 4 tundi ja 3 korral nädalas tavaliselt ülepäeviti. See annab tegelikult kokku 12 tundi. See on ainult pool ööpäeva ja kui me arvestame sellega, et terved neerud töötavad 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas, siis kahjuks hemodialüüsi protseduuriga ei teki tervete neerudega võrdväärset olukorda. Küll aga saab selle dialüüsirežiimiga tagada sellise olukorra, kus jääkained ei ole organismile lisakoormuseks. Verevoolukiirusest oli juba natukene juttu, et see verevoolukiirus on sellepärast oluline, et mida kiiremini veri dialüüsimasinas liigub,
seda rohkem arv kordi läbib see dialüsaatorit ja seda puhtamaks veri dialüüsi lõpuks saab. Seetõttu on dialüüsiteene eelistatud just needsamad fistulid, sest nemad annavad suurema verevoolukiiruse. Tsentraalveeni kateetrist saadav verevoolukiirus on kahjuks piiratud. Millal peab ette valmistama neeruasendusraviks ja miks seda vaja on? Ettevalmistus neeruasendusraviks on hästi mitmetahuline ja see ettevalmistus on hästi oluline, et saada aru kroonilise neeruhaiguse kulust, ravivõimalusest ja kindlasti, et teha selliseid muudatusi oma elukorralduses, sest hemodialüüsil käies 3 korda nädalas 4 tunniks tuleb tihti arvestada ka tööandjaga, aga kindlasti tuleb arvestada ka transporti ja see võimaldab kõik need plaanid ja planeerimised teha natukene leebemalt. Kindlasti võimaldab planeeritud neeruasendusravi ehk siis, kui inimene on teadlik ja valmis neeruasendusravi alustama, siis see võimaldab vältida seda, et need jääkained kuhjuvad eluohtlikult ja et sellest kroonilisest neeruhaigusest tekivad mingisugused tüsistused. Ja plaanilises korras alustatud dialüüsravi harilikud patsient ka talub paremini. Neeruasendust ravist hakkame me patsiendiga rääkima siis, kui patsiendi krooniline neeruhaigus on raskusastmes G4 ehk siis tema glomerulaalfiltratsiooni kiirus on alla 30 milliliitri minutis. Kuid ka sellisel juhul, kui ta on selles 4. raskusastmes, siis see võib võtta täitsa mitmeid aastaid aega, enne kui tegelikult see neeruasendusravi on vajalik. Õige dieedi ja ravirežiimist kinnipidamisega on kindlasti võimalik neerupuudulikkuse kujunemist aeglustada ja seega neeruasendusravi alustamist edasi lükata. Ja selleks on väga oluline käia regulaarselt nefroloogi vastuvõtul, et hinnata seda neerupuudulikkuse süvenemise kiirust ja vajadusel alustada õigeaegselt ettevalmistusi. Siin on veel üks tabel kroonilise neeruhaiguse patsiendi juhendist, kus on ära toodud kroonilise neeruhaiguse raskusastmed. Kui me räägime neeruasendusravi planeerimisest, siis selles olukorras, kus glomerulaalfiltratsioon on alla 30 milliliitri minutis, siis raske EGFR-i vähenemine, see tähendabki seda, et on olemas juba neerupuudulikkuse sümptomid, siis see on see hetk, kus tegelikult neeruasendusravile peaks mõtlema ja selle sobiva meetodiga välja valima. Ja kui neerupuudulikkus süveneb ja jääkained kuhjuvad, siis tegelikult see neeruasendusravi alustamine kindlasti parendab inimese tervist ja elukvaliteeti, sest jääkainete kuhjumine tegelikult on pidurdamatu ilma hemodialüüsita. Seepärast regulaarsed arsti vastuvõtud, analüüsid on väga olulised ja kui teada enda kreatiniini ja glomerulaalfiltratsiooni kiirust ja teada nende tähendust, siis tegelikult on inimene hoopis teadlikum tegema neid valikuid ja kindlasti on ka koostöö arstiga oluliselt parem. Ja kui järgida seda raviplaani, mis on arst teiega kokku leppinud, siis ka see parandab kindlasti tulemusi. Ja väga oluline on arutada arsti või õega haiguse või raviga seoses tekkinud küsimusi ja muresid. Ja veel on väga oluline kasutada ainult neid ravimeid, mida arst on määranud ja lubanud kasutada, sest selle haiguse tasakaalu sättimine õnnestub ainult sellise raviplaaniga, mis on väga hästi läbi mõeldud.